Ma kutsun lavale Kaja Pae, et saada vastus sellele, et kuidas siis riik saab toetada kvaliteetse ruumi loomist ja parandada elukeskkonda. Palun. Tere kõigile! Ma ütlen, et tõesti on kuidagi siiralt hea ja soe tunne siin praegu seista ja rääkida sellest tööst, mis me riigi tasandil oleme teinud viimase 3 aasta jooksul selle nimel, et meil oleks Eestis parim elukeskkond. Seda tööd me oleme teinud, räägin siis üleriigilisest planeeringust kuni ehitusseadustikuni, et seda tööd oleme teinud heade kolleegidega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja ka teistes ministeeriumites, millest siis kokku on saanud üks koostööplatvorm nimega Ruumiloomeministeerium. Väga meeldis eelmine kõneleja, kes ütles, et tahtma peab väga, et mulle tundub see Ruumiloomeministeerium ikkagi väga tahab, sest parima elukeskkonna nimel oleme teinud ära ka Maa- ja Ruumiameti ja loonud riigiarhitekti institutsiooni. Et see kõik tundub olevat üks väga võimas löögirusikas ja vahel teeb paiga. Ja samuti koostöö ka siis erialaliitudega on olnud kuidagi viljakas ja südantsoojendav. Ja tegelikult väga palju tööd on minu eest siin täna juba ära tehtud. Mul on tunne, et ma ei peagi rääkima, sellepärast et väga paljud referentsid ja teemad on juba ette valmistatud ja ettekannetest läbi käinud. Aga siiski, riigi kõige olulisem arengudokument on Eesti strateegia 2035, mille peale siis riik ehitab üles kõik oma järgnevad arengudokumendid, strateegiad, kõik peab olema kooskõlas selle dokumendiga. Ja muuhulgas siis valmistame praegu ette ka uus Euroopa Liidu rahastuse perioodi, kus siis samamoodi eesmärk on, et see lähtuks sellest strateegiast. Ja üks alustala siin on siis elukeskkond, kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne. Räägime siis sellest, kuidas me selle kvaliteetse elukeskkonna ikkagi päriselt saavutame. Mida see tähendab, et me oleksime kõik samal lehel? Ehitusvaldkonna mõju on võimatu üle hinnata, me kõik teame seda. Viimastel aastatel ehitussektor on ehitanud umbes 4 miljardi eest. Siin all on siis ehitusmahud alates 2009. aastast. Ja tõesti väga sageli oleme kohanud küsimust, et äkki me ehitame liiga uhkelt, liiga luksuslikult, sellised pealkirjad on käinud läbi meediast. Aga tähtis on selle juures mõista, et halb ruum ei ole mitte kuidagi neutraalne, vaid halb ruum loob meile kulusid. Ta loob tervisekulusid, taristukulusid, sotsiaalprobleeme, ummikuid, autostumist, keskkonnaprobleeme, kinnisvara amortiseerimist ja nii edasi. Ehk et me ei peaks küsima kurtes, et kas me maksame hea ruumi kinni, vaid me peaksime küsima, kas me maksame kinni probleemide võimendamise või probleemide või lahenduste võimendamise. Üleriigiline vaade, 2 Eesti põhilist murekohta leidsid enne ka juba mainimist, pealinnastumine ja valglinnastumine, mille siis ka uus loode üleriigiline planeering toob välja ja otsib sellele lahendusi katuseesmärgina. Kui me vaatame nüüd seda kaarti, mis on Tallinnaga toimunud alates aastast 1991, mustaga halliga on märgitud asustus, mis on tehtud enne aastat 1991, mustaga siis pärast. Roosa on üldplaneeringute tiheasustusalad ja lillad on siis need nii-öelda õhus rippuvad detailplaneeringud. See virtuaalne valglinn, mis meil on, sageli ei kattu üldplaneeringute tiheasustusaladega, rääkimata siis Rail Balticu trassiga. See õnnetu koogdiagramm võiks tegelikult võtta kokku kogu Eesti ruumilise või üleriigilise situatsiooni. See näitab täpselt seda, et kuhu me siis ehitame uusi eluruume eelmisel aastal, Tallinn, Tartu, siis Tallinna ümbruse vallad, siis Pärnu, uuesti Tallinna ümbruse vallad ja Tartu ümbruse vallad. Eks selles siis väljendub meie pealinnastumine ja valglinnastumine.
Ja siin uuesti ka näidata seda, kuidas toimepiirkonnad on muutunud aastal 11 ja aastal 21. Stsenaariumite võrdlus, Tõnis juba viitas sellele, tõesti, kui uuringud tehti, siis esialgu olid uuringu tegijad natukene masendunud, et võib-olla nii-öelda absoluutarvudes mitte kõige ühiskonnale sobivam stsenaarium ei jäänud rahaliselt peale, kui aga tõesti teha ära see arvutustehe, et võrrelda iga stsenaariumi kompaktset ja hajuset arengut, siis on see kasu ühiskonnale suurusjärgus 200–300 miljonit eurot aastas. Ehk et see on see, mida tänu kompaktsele ruumile üksnes hoiame kokku ja ma oleks tahtnud selle uuringu tegijat kallistada, sest me põhimõtteliselt kvantitatiivselt suutsime ära näidata selle, et kompaktne ruum on kasulik ka majanduslikus mõttes, aga lisaks loomulikult ka keskkonnaeesmärgid. Kliimaministeeriumis oleme ette valmistanud kliimaseadust, palju tähelepanu saanud ühiskonnas. See kliimaseadus küll lähtub siis emiteerijapõhisest loogikast, kahjuks ei planeerimine ega hea ruumi kavandamine ei emiteeri midagi, seetõttu teda justkui ei tahetud sinna kliimaseaduse pilti võtta. Küll aga tegelikult on selge, et hea ruumi planeerimine aitab säästa nii energeetikal kui transpordivaldkonnal säästa, saavutada oma emissiooni piiramise eesmärke. Ja seetõttu ikkagi suure võitluse tulemusena see kestliku ruumilise arengu põhimõte kliimaseaduse päises praegu olemas on. Ja see võiks siis olla siis selline ruumilise arengu crème de la crème, mis on ka uue üleriigilise planeeringuga kooskõlas, et kestlik ruumiline areng põhineb kvaliteetse ruumi kriteeriumitel ja tasakaalustatud regionaalsel arengul, mida toetavad kompaktsete alade tihendamine, valglinnastumise vältimine, asulasüdamike mitmekesistamine, linnaregioonide terviklik käsitlemine, ligipääsetavuse tagamine ning ühistranspordi keskne planeerimine. Ehk võiks öelda need kõige olulisemad ruumilise arengu kavandamise juhtnöörid. See oli riigivaade, heakene küll, aga mida tahab inimene? Ja me võime küll öelda, kõik nagu Lotman on visanud nalja, et mina kõige parem definitsioon on see, et mina olen erand. Aga kui me vaatame psühholoogia vaates, siis on meil tegelikult väga palju ühisjooni. Rääkides psühholoogilistest baasvajadustest, mida inimene tahab. Me kõik tahame autonoomiat, me kõik tahame tunda ennast kompetentsete või pädevatena ja me tahame tunda ennast seotuna või kuuluvana. Ja ruumis see siis avaldub niimoodi, et meil peab olema võimalus valida endale sobiv ruum, osaleda selle ümberkujundamises. Keskkond peab olema selline, mis ergutab ja toetab õppimist ja ruum siis selline, mis soodustab suhteid. Ja no-brainer, loomulikult inimesed, kes kirjutavad kinnisvara arengu kuulutusi, väga hästi teavad, mida inimesed tahavad, et tegelikult kinnisvarakuulutused rõhuvad just nendele psühholoogilistele baasvajadustele. Need asjad on natukene konfliktis, see üleriigiline vaade ja teistpidi need inimese psühholoogilised baasvajadused. Aga kuidas need siis kokku panna? Kuidas me saame luua sellise kompaktse ruumi, mis inimesel tõesti on meeldiv? Ja siit ka juba käis läbi kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted, Davosi põhimõtted, 8 kriteeriumist koosnev komplekt, mis aitab siis tagada mitmekesist ruumi. Ja mis on siin oluline tähele panna, on see, et ühegi selle põhimõttega ei pea minema kuidagi hullumeelsete äärmusesse, vaid pigem mõte on see, et me igas situatsioonis kaalume neid põhimõtteid ja mõtleme selle üle, kuidas selle projekti juhul neid põhimõtteid kasutada ja kuidas nad väljenduvad. Täpselt nii, et neile saaks päriselt näpu peale panna ja nad ei oleks mull. Ja siis see saladus ongi see, et nende terviklik rakendamine nii palju kui vähegi võimalik on. Ja muidugi kinnisvarakuulutustes neid põhimõtteid jällegi välja ei tule, ehk et inimesele me otseselt ainult inimese soovidest lähtudest võib-olla sellist ruumi maha ei müü. Nii, tegime ära selle julge teo. Viisime need kvaliteedipõhimõtted ehitusseadustikku, et me lõpuks oskaksime siis rääkida ühte keelt, me teaksime, mis asi on see kvaliteetne ruum.
Ehitusseadustikus oli varem selline punkt, et tuleb arvestada ehitise sobivust, aga üks Riigikohtu lahend oli, sest et keegi väga hästi ei tea, mis see sobiv ehitus on, igalühel on oma arvamus selle kohta. Aga nüüd tõesti need Davosi põhimõtted siis aitavad lahti mõtestada, et meil oleks olemas see sõnavara, me ei hakkaks iga kord arutama selle üle, kust poolt päike tõuseb, kui me räägime sellest, mis asi on kvaliteetne ruum. Ja siin on siis näha ehitusseadustiku muudatused, paremal vana versioon, vasakul täiendused, on öeldud, et loome kestlikku ja kvaliteetset ruumi, eelistame ajakohastamist, oluline on keskkonna mitmekesisus ja ehitise sobivuse puhul siis tuleb tõesti hinnata eripära konteksti, funktsionaalsust ja esteetilist sobivust ümbritsevasse ruumi. Ja see kõik ei ole mitte sellepärast, et kuidagi lihtsalt neid õudseid regulatsioone juurde kirjutada, vaid teistpidi see lihtsustab kindlasti ka ruumi kujundamise maailma. Näiteks oleme teinud ka sellise muudatuse, et saaksime siis laiemalt ehitada projekteerimistingimuste alusel, sest et detailplaneeringus ei ole vaja igat väiksematki rõhupiiret ära reguleerida. Et seda võiks ikkagi ehitusprojekti puhul teha. Ja võib-olla see sõnum, mis ma väga tahan, te siit kaasa võtaksite, et ruum on võimendi. Halb ruum ei ole kuidagi neutraalne, et elame üle, ta tekitab meile tegelikult kulusid. Aga hea ruum on majanduse võimendi, tervise võimendi, tugeva ühiskonna võimendi, aga ta võib olla võimendi ka ebaõiglusele. Ja seetõttu peab see ruumipoliitika siis olema ka õiglane, rääkima ligipääsust, ühistranspordist, avalikust ruumist, üürielamutest, segafunktsioonidest, kõigest muust taolisest. Et ruumi maksame kinni nii ehk naa ja kui 1 euro, mis me oleme palustanud keskkonda, töötab selle nimel, et oleks parem tervis, oleks parem majandus, oleks parem kliima, oleks parem kogukond, siis me oleme teinud head ruumi ja kui see ei ole nii, siis ei ole meil hea ruum, vaid on lihtsalt kulu. Et minna natukene tõenduspõhisemaks, Londoni majanduskool on 2022. aastal teinud ühe juhtumi uuringu, ligi 400 näidet üle maailma ja küsimus on siis täpselt selle kohta, et kas Davosi põhimõtted on majanduslikult kasulikud või kahjulikud. Ühiskonnale loomulikult head, sellest me oleme täna juba rääkinud, aga arendajale. Ja need juhtumi analüüsid siis toovad välja, et arendajale kasulikud selles mõttes, et tõstavad kinnisvara müügihinda ja üüritulu, madalamad haldus- ja ekspluatatsioonikulud, suurem elanike rahulolu, lojaalsus, kiirem müük ja väljaüürimine, madalam vakantsus. Ja seal oli kasutatud siis ka modelleerimist ja tulemus oli siis niisugune, et kui on arvestatud nii-öelda avaliku erasektori koostööga, et kogu see ruum on kvaliteetne, mitte ainult need üksikud hooned ja ostjale on ka arusaadav, et tegu on kvaliteetse ruumiga, siis võib kvaliteetse ruumi põhimõtete arvestamine tõsta investeeringu tasuvust 12%, mis on päris suurepärane saavutus. Aga siin on nüüd see aga, et tavaline majandusteaduse probleem, et agendid tingimata ei tunne ära või ei ole piisavalt informeeritud. Ehk et siin siis tegelikult soovitatakse luua ka kvaliteetse ruumi sertifikaat, et inimesed teaks, mida nad ostavad. Nagu meil on energiamärgis, eks ju, inimesed ei saa tingimata aru, eks ju, majale peale vaadates, kui energiatõhus see on. Aga ütleme nii, et me oleme seda ennetanud, me oleme ehitusseadustikku pannud need põhimõtted, me võib-olla ei pea seda sertifikaati tegema. Aga uuringu sõnum on väga selgelt, et kvaliteetse ruumi saavutamine erasektoril üksi on keeruline, avaliku ja erasektori koostööd on selleks tarvis. Sedasama tegelikult toob nagu Euroopa konkurentsivõimes väga selgelt välja ka Draghi raport üldisemal kujul. Ja väga palju on siin viimasel ajal ühiskonnas olnud lärmi selle üle, et reguleerida või mitte, et oli jutt, võtate regulatsioone vähemaks, nüüd on äkki mingi esteetika ehitusseadustikus, et mida on. Aga ka eelmise aasta majandusteaduse Nobel tegelikult toob välja see, et kui ühiskond tahab kõrgemat lisandväärtust saavutada, siis
rikkuse tagavad tugevad institutsioonid ja tugevad institutsioonid on vist need Lauri näidatud supermanid, kes siis teevad väga selgelt ja tugevalt koostööd, tagavad läbipaistva turu, aga seavad ikkagi arukaid regulatsioone. Loomulikult see on $1 miljardi küsimus, mida reguleerida ja mida mitte, sest on selge, et asjad, mida nii-öelda kohapealne agent oskab ise paremini teha, igat asja ei pea reguleerima. Selles mõttes olen praeguste riigi sammudega ka nõus. Ja nüüd võib-olla on ka nagu seda küsimust olnud, et need kvaliteetse ruumi põhimõtted kipuvad ikka üks mull olema. Tegelikult saab jube hästi ikkagi näpu peale panna, et käime lihtsalt koos ühe maja läbi, mis sai ka nii Kultuurkapitali kui Arhitektide Liidu preemia, nii et järelikult on hea maja. Kui me nüüd vaatame neid Davosi kriteeriumite rakendamist, ma toon lihtsalt ühe välja, et mitte liiga pikalt peatuda. Kaasatus, ostel oli võimalik kaasa rääkida, kogukonnaga arvestamine, funktsionaalsus, see maja oli tehasest võimalik ümber muuta suhteliselt lihtsalt stuudiokorteritega elamuks, keskkonnasäästlikkus, meil on taristu olemas, eks ju, me ei valgu, rekonstrueerime, majanduslik jätkusuutlikkus, see on kohalik maamärk ja rikastab siis kellaajalist ruumikasutust. Nüüd võib-olla need natuke keerulisemad põhimõtted, asukoha kontekst. Asukoha kontekst on siis kõik see, mis ei ole meeltega tajutav, mis on niisugune laiem kultuuriline, majanduslik, ühiskondlik. Et siin on siis ajaloolised viited, et ta nii-öelda viitab sellele angaari ja tehase esteetikale näiteks. Ja siin nüüd sinisega on jällegi välja toodud keskkonnapsühholoogidega, tegime koostööd, kes ütlesid, et see kõik ei ole mull, et see on võimalik väga selgelt nagu lahti võtta ja kui tahad, ma panen sulle mõõdikud ka külge. Ma ütlesin, ei taha mõõdikuid, ärme paneme Iljule mõõdikuid, sellest tuleb pahandus. Aga et see näitab tegelikult seda, et kogu see nii-öelda see ruumi, nagu kvaliteetse ruumi mõistmine on veel ikkagi väga palju on seal veel teha, mõtestada ja täpselt nagu eelkäijad on ka nagu viidanud, et vahel nagu teeme tõesti kalleid lollusi, vahel võiks lihtsalt mõelda. Ja siis asukoha eripära on see, mida me siis meeltega vahetult tunnetame, näeme, kogeme. Ja siis seotud siis antud juhul selle materjalide eheduse ja autentsusega selle maja puhul. Mitmekesisus jällegi võimalik nagu jagada väga erinevateks mitmekesisuse tüüpideks, siin on siis nii-öelda lihtsalt erineva funktsiooniga ruumid. Ja esteetiline sobivus, et see hoone rikastab seda keskkonda, harmoniseerub ja on külastajale meeldiv kogemus. Ja jällegi nagu võimalik üldistada ja nii-öelda nagu siis laiemalt täpsustada. Ja lihtsalt see sõnum, et kvaliteetne ruum koosneb tõenduspõhistest komponentidest, mida on tõesti võimalik ka lõpuks mõõta, kui väga vaja on. Ja siin ongi võib-olla see mõte, et mida siit kaasa võtta, et kui tegeleme mingisuguse järgmise projektiga, siis võib alati küsida, et mitut valdkonda see projekt nüüd siin parasjagu tugevdab, mis mul laua peal on. Ja üks näide ka nüüd nii-öelda, kuidas see üleriigiline planeering ja need kvaliteedipõhimõtted koos tööle soovime panna. Hommikul ka minister vihjas sellele Euroopa Investeerimispangaga, kes soovime alustada koostööd selleks, et ehitada üüri kortermaju siis väljaspoole Tallinnat, Tartut ja Pärnut ehk nii-öelda toimiva turuga piirkondasid. Ja kui nüüd üleriigilise planeeringu kontekstis rääkida, siis üleriigilise planeeringu üks suuremaid väljakutseid on see, et kuidas neid piirkondlikke linnasid ja piirkondasid tugevdada, mis siin nüüd nagu sinisega välja on toodud. Planeeringu nägemus on see, et need oleks niisugused piirkondade majandusmootorid, kuhu siis kogunevad teenused, kogunevad inimesed, aga heake küll, kuidas me seda teeme, kui inimestel, ekspertidel, spetsialistidel ei ole seal kvaliteetset elamispinda, mis on tegelikult täiesti akuutne probleem. Ehk siis üürimajasid sooviksime ehitada. Siin on ka igasugused hinnavõrdlused välja toodud. Miks see Fale maja siin on? Fale maja on sellepärast, et mitte tingimata ei pea need uued hooned olema, mida me ehitame. Et kindlasti on nendes piirkondlikes, ürbivaates siis piirkondlikes linnades ja väikelinnades avalikule sektorile kuuluvaid hooneid, millel võib-olla ei ole enam kasutust ja mille võiks siis väga toredasti ümber ehitada kvaliteetseks üürimajaks.
ja teistpidi ka, mis on mul nagu arhitektina isiklikult alati hingel on olnud see, et jah, et me küll renoveerime, me nagu üks-ühele nagu vuntsime maju, aga et teha sellist ägedat ümberehituskultuuri, nii-öelda, et me kasutame selle vana ära, selle vana kultuurkihistuse ja siis tõstame ta ikkagi nagu nüüdisaega ja paneme sinna veel ühe kihi juurde, et see oleks nagu see, mida minu arust selle Euroopa Investeerimispangaga koos võiks teha ja kuidagi ka kogu see ümberehituse arhitektuuri taset tõsta. Ja kokkuvõte. Kvaliteetsel ruumil on jah need 8 kriteeriumit, aga kui võtta see päris ühega kokku, siis minule meeldib öelda, et kvaliteetne ruum on mitmekesine. Ja kui ma võin sinna veel ühe lisada, siis tähenduslik. Koosneb tõenduspõhistest komponentidest, saab näpu peale panna, iga hoone puhul väljendub materjalis, arhitektoonikas ja nii edasi. Riik siis seab need üldised innovatsiooni eesmärgid, et päris see nii-öelda see vaba innovatsioon ei toimi, see ei vii meid nii-öelda selle kestliku ja ühiskondliku ja ka majanduslikust mõttes hea tuleviku poole. Ja heas ruumis teeb 1 euro tööd korraga mitmes valdkonnas, tervis, majandus, kliima, kogukond. Hea ruum lööb 10 kärbest ühe hoobiga, lahendab ära mitmeid küsimusi. See viimane punkt, mis ma välja olen eelviimane on Kodud kauniks kampaania, et kui me räägime väga palju siin kaitse küsimustest, kaitse väljakutsetest ja et võib-olla ka meie siin hoonete renoveerimisraha siin võib-olla vahest tahab sinna kaitse poole peale rändama hakata, siis meie riigivanemal oli niisugune kampaania nagu Kodud kauniks. Ja praegune presidendi nõunik on Pätsi siis kirjutanud temast nii-öelda niisuguse uuriva, lahkava, neutraalse uurimuse ja siis õigusteadlasena käib seal välja sellise argumendi, et miks eestlastes säilis iseseisvustahe nii kaua ja nii tugevalt. Säilis sellepärast, et kõik mäletasid neid kauneid kodusid. Meil oli mälestus mingisugusest ilusast ruumist, isegi kui see võib-olla oli natuke bränditud, aga ütleme nii, et see, mida siin võib-olla ajalehe pealkirjades ebaausalt luksuslikeks koolimajadeks nimetatakse, võib olla meie kõige suurem kaitsevõime. Ja nagu ütlesin, et hea meelega siis tutvustan täna seda tööd, mis riigi tasandil on tehtud, et see Maa- ja Ruumiamet, riigiarhitekt, kvaliteetne ruum ja üleriigiline planeering ja see nii äge valdkonna valmisolek innukalt tegutsema hakata, arvan, et siin järgneva 3, 4, 5 aasta jooksul teeme ikka puhta imetegusid ära. Aitäh!